mis asjad üldse on toidunõud ja mis ei ole? No toidunõud on sellised nõud, mis ikkagi hoiavad vormi, et kui me kordusnõudest räägime, siis ma tõin isegi paar näidist kaasa. Noh, näiteks selline asi on tekitanud küsimusi, ta siiski hoiab vormi ja tema ei ole lubatud, sest meil on lubatud ainult kordusnõud, on ju, võid vaadata, et ta on nagu sihuke kujuhoidev. Aga nüüd see on ju näiteks hamburgeri tasku. Noh, see vorm ei hoia, nii et see on täna veel lubatud ja mul on siin sees ka üks pisikene näidis, mis veel on lubatud, näiteks selline tikukene on ju suupisted, et kahvel ei ole lubatud, aga tikukene selline on näiteks. Kui sul on juba tunne, et tahaks suppi serveerida kausist, siis peab olema see korduskasutatav. Millist praktilist nõu Tallinna linn tahab anda korraldajatele? Tuleb läbi mõelda see korduskasutusnõude süsteem, eks, et ei piisa ainult sellest, et meil on nõu korduskasutatav, vaid tagatud peab olema ka kogu see süsteem selle ümber, ehk siis kuidas sa need nõud kokku korjad, kuidas need saadetakse pessu, sest vastasel korral ei ole mõtet, kui meil on kordusnõu ja me siin kõrval prügikastid ära viskame, eks. Et see süsteem läbi mõelda ja kindlasti mõelda ka selle peale, et kuidas külastaja saab aru, et tegemist on nüüd kordusnõude süsteemiga, kus on need tagastuspunktid, kas need on mugavalt sissepääsude, väljapääsude juures või on, et ei pane neid kuhugi nurga taha ära, on, et see peaks hästi nagu kommunikeeritud olema inimesele, et see süsteem toimiks. Kas ka noad ja kahvlid peavad olema korduvkasutatavad või ainult joogitopsid ja taldrikud? Noad ja kahvlid ka korduskasutatavad, neid pestakse juhul, kui need jõuavad tagastuspunkti, kui need visatakse ära, siis muidugi nad sinna ei jõua, nii et siin ka külastajale kindlasti selline meeldetuletus, et kui sa viid tagasi taldriku ja kausi ja topsi, siis vii tagasi ka need samad söögiriistad, mis sulle anti. Kuidas toimub Tallinnas järelevalve? Meid aitab väga selline ühtne avalike ürituste lubade süsteem, ehk siis kui üritus toimub, siis tuleb esitada taotlus ja selle taotluse käigus juba siis korraldaja kirjeldab ära, kui ta pakub toitu, et kuidas on siis tagatud kordusnõude kasutamine ja kui meil seal tekib kahtlus, et ei ole päris täpselt see läbi mõeldud, siis meil on kohe võimalus korraldajaga ühendust võtta ja muidugi Tallinna linna eesmärk ei ole käia üritustel ja neid ainult trahvida, et sellepärast me teemegi väga palju tööd just ennetuses, et korraldamegi teavitusüritusi, nõustame ürituse korraldajaid, et need üritused saaksid siis korduskasutusnõuetele vastavalt kenasti toimuda. Aga kui ikkagi ei ole sellest nõustamisest abi, sellest teavitustööst abi ja on korduvad rikkumised, siis teeme ka trahvi. Võimalus on teha trahvi kuni 20 000 eurot, nii et selles mõttes järelevalve tegutseb.